rajaolud on tuttavad. Peaasi, et külm ei ole. Ei, täna on selles mõttes nagu lihtne, et kaarti ei ole, et tuleb lihtsalt panna. Terves kehas, terve vaim. Mis tunne siis enne starti on, et kui enne pole tegelikult poolmaratoni rattaga läbinud, et on väike värin sees ka? No väike judin on. Ärevus on ikka korralikult sees, et tahaks juba minna. On uudisima, kõik võiks ju proovida. Need, siin me oleme. Ja, et elukaaslane sõidab lühemat, et igal ühel oma distants ja nii ongi mõnus teha. Kuidas sinul selle väga kuuma ilmaga suhted on? No, üldjuhul on ikka niimoodi, et mida soojem, seda parem. Kuidagi 32 on nagu natuke liiga, aga selles mõttes on kindlasti parem kui vihma ja poriga. Jüri, sina kui vana rattahing oled täna stardis. Kuidas sellise ilmaga jooma peab? No jooma peaks kindlasti igas joogipunktis kas seisma jääma või võtma seda juua, aga iga 15-20 minutit võiks väike lonks ikka sees olla. Sest sellest hetkest, kui sa hakkad juba janu tundma, siis tekib juba nõrkus. Et kindlasti pead ennetama janu. Täna esimene kord. Miks just täna? Täna esimene kord, ilus ilm ja silmarõõm siis spordib iga kord, siis mõtlesin, et miks ka mitte proovida. Rakvere rattamaraton edukalt finišis, esimene koht taskus. Kuidas siis läks? Eks ta kerge ei olnud, et siin rada on põnev ja raske ja konkurendid Josten ja Martin olid ka päris kõvad täna, et ei õnnestunud seal kellegi maha raputada. See oli raske sõit. Tänase maratoni lifehack on see, et tuleb pead kastana. Täitsa mõnus esimest korda selline katsumus, et üllatasin ise ennast, ütleme nii siis. Kõik on hästi, ratas on terve, ei kukkunud, tipp-topp. Täna oli ikka väga kuiv, et ei saa küll kurta pori üle. Ei, rada oli väga lahe, et raske oli kuum, aga rada oli lahe, et ma olin nagu väga rahule. Mis toob triatloni mehi ja naisi üldse rattamaratoni starti? Ma arvan, et see on sellepärast, et kui sa oskad metsas paika sõita, siis on su rattavalitsemine ka piisavalt hea, et sa ka eraldistarti ja grupisõitu oskad nagu piisavalt sõita ja eks ta on nagu vaheldus. Üks päev enne maratoni otsustada, et osa võtta, siis tegelikult võib öelda, et see on kõigile läbitav. Ei muidugi, et kui on varustus olemas, mina ka laenasin siin sõpradelt kokku, kellelt said kiivri, kellelt ratta, kellelt kingad ja muidugi, et tuleb valida oma tempo, siis on ju tehtav.